Tere, mina olen Karl. Täna räägime me millestki, mille peale me väga tihti ei mõtle. Muld. See tundub nii iseenesestmõistetav, kuid tegelikult ei ole mitte midagi elusamat ja samas ohustatumat kui meie mullad. Kuid milleks meile muld? 95% toidust kasvatatakse mullal. Muld seob süsinikku, vett, mullas on taimejäänused ja palju elu. Ilma mullata me toitu kasvatada ei saaks. Nagu ma ennist ütlesin, siis mullad on suures ohus. Mullade peamiseks ohufaktoriteks on erosioon tuule ja vee tõttu, süsiniku vähenemine, keemiline ja füüsiline reostus ja samas ka mullade kinnitallamine. Iga üks neist teguritest vähendab mulla võimet hoida vett, toita ja elada. Kuid hea uudis on see, et muldi saab kaitsta. Muldade kaitsmine tähendab eelkõige seda, et me ei jäta muldi paljaks. Taimikuga kaetud mullad võimaldavad vastu võtta paremini vett, on struktuursed ja aitavad mulla elusana hoida. Aga ainult põld ei määra mulla saatust. Sama oluline on ka elurikkus, mis aitab tasakaalustada taimehaigusi ja putukaid. Rohumaribad, hekid, mis peatavad erosiooni, puud ja põõsad, mis tekitavad kasulikku mikrokliimat. Aga kaitse ei toimu ainult põllul. Ka poliitika, teadus ja mullaseire mängivad väga olulist rolli. Euroopa Liidu direktiivid loovad juriidilise raamistiku. Andmebaasid annavad ülevaate ja aitavad langetada paremaid otsuseid. Nõuande ning haridus toovad põllumeestele uusi teadmisi. Muld pole ainult keskkonnaküsimus, vaid see on ka tuleviku ja julgeoleku küsimus. Ilma mullata pole toitu, ilma toiduta pole meid.